Tere, head kuulajad! Mina olen Vägmart Selsusest ja mul on väga hea meel, et olete tulnud täna kuulama ravijuhendi veebiseminari teemal epilepsia fertiilses eas naistel ja rasedatel. Tänast koolitust viivad läbi ravijuhendi töögrupi liikmed Aleksei Rakitin, kes on Tartu Ülikooli Kliinikumi närvikliiniku neuroloog ja doktor Anne Kirss, Tartu Ülikooli Kliinikumi naistekliiniku sisearst. Ametliku ravijuhendi koolitused toimuvad meil koostöös Tervisekassaga, kes on ka kogu projekti rahastaja ning need koolitused on alati osalejatele tasuta. Kõik viimaste aastate koostatud ning uuendatud ravijuhendid tulevad käsitlusele. Lisame need jooksvalt Med24 koolituskalendrisse. Kiired organisatoorsed teadaanded ka. Tunnistused saadame teile e-posti aadressile nädala jooksul. Kui te täna siin osalete ja mingil põhjusel pole tunnistust kätte saanud, siis olge hea ja võtke meiega ühendust konverentsid@selsus.ee. Järelvaatamise eest me tunnistusi ei väljasta. Tänase koolituse me salvestame ja lisame kõikidele registreerinutele järelvaatamiseks Med24 täienduskoolituskeskkonda. Kui oleme video üles laadinud, siis me saadame selle kohta teile info ja juhised vaatamiseks. Saadame teile ka tagasiside küsimustiku, mille palume teile ära täita, et saaksime tulevaste koolituste korraldamisel arvestada teie ettepanekutega. Kogu koolitusaja on võimalik lektoritel küsimusi küsida. Saate need panna meie vestlusaknasse, vajutades ikoonile chat. Tänased lektorid vastavad teie küsimustele arutelu ajal, mis on planeeritud peale ettekandeid. Palun kindlasti kasutage seda võimalust. Soovin kõikidele kuulajatele põnevat seminari ja annan esimese sõna doktor Aleksei Rakitinile. Suur tänu teile, lugupeetud kolleegid, tere päevast minu poolt. Et ma igaks juhuks küsin, et kas minu slaid on praegu nähtav täies mahus. Loodetavasti. Et ma nagu kahjuks ei... PowerPointi doktor Rakitin näha ei ole hetke? Jaa. Nii, nüüd siis peaks olema nähtav, ma arvan. Et veel kord tere päevast minu poolt. Praeguse koolituse teema on epilepsia käsitlus fertiilses eas naistel ja rasedatel. Ja see on selline viimase kümnendi üks suhteliselt kuum teema, ütleme neuroloogide seas. Ja väga palju andmeid on tulnud just epilepsia ravimite toime kohta ja seoste kohta just selle patsientide grupiga. Ja selle tõttu meie otsustasime, meie tähendab Eesti epilepsia vastane liiga ja Eesti neuroloogide ja neurokirurgide selts, Ludvig Puusepa selts, otsustasime teha sellist ravijuhendit, mis oleks selline riigisisene nii-öelda, sest eelnevalt seda teemat natukene puudutati alles 2009. Aastal, kui siis oli ilmunud epilepsia ravijuhend, aga sellest on väga palju aega möödas ja väga palju andmeid on juurde tulnud, mis on oluliselt muudavad seda käsitlust. Selle tõttu see juhend on ilmunud. Nii. Et esiteks räägin lühidalt epilepsia haigusest, tuletan lihtsalt meelde, ilmselt kõik me teame, aga tuletan meelde, et epilepsia on kesknärvisüsteemi krooniline haigus, mille väljenduseks on korduvad epileptilised hood, nagu me teame, aga nagu üldiselt hoogude vahel inimene on nagu tavapärane, tavases seisundis, aga tegelikult hoogudega kaasnevad ka muud tagajärjed, neurobioloogilised, kognitiivsed, psühholoogilised, sotsiaalsed. See, kus juures on hetkel kehtiv epilepsia definitsioon epilepsia rahvusvahelise liiga seisukohalt. Et mida need tähendavad, et psühholoogiliselt, no näiteks, et kui hood ju enamusel haigetest on ennustamatud, et neid inimene ei tunne, kuna nad tuleb, et siis tekib ärevus, psühholoogilised häired sellest. Või sotsiaalsed tagajärjed, et näiteks autojuhtimine on üks selline teema, näiteks
ühe hoo järgselt. Põhimõtteliselt Eesti seaduse järgi inimene ei tohi juhtida autot, B-kategooria autot siis 1 aasta jooksul. Ehk siis, kui tema töö või elu on seotud auto juhtimisega, suured probleemid tekivad. Üldiselt epileptiliste hoogude raviks kasutatakse epilepsia ravimeid. Ja need ravimeid reeglina võetakse siis iga päev, tavaliselt enamasti 2 korda päevas, hommikul ja õhtul, ja pika aja jooksul tähendab, et pikk aeg tähendab aastaid üldiselt. Siin ma tuletan meelde või siis informeerin ka teid, kes ei tea, et epilepsia ravimid, nemad ravivad sümptomid, ehk selle haiguse sümptomiks on epileptilised hood, ehk siis nad muudavad neid parameetreid siis nende rakkude membraanides, mõjutavad retseptoritele, ehk siis langetavad seda ärritavuse, ütleme, läve, kuid nad ei mõjuta epilepsia haiguse kulgu, ehk siis epileptogeneesi need ravimid ei mõjuta, ehk siis epilepsia haigust neid ei ravi. Nad ravivad ainult seda sümptomit, mitte ravivad, vaid nende puhul on meie eesmärk, et ennetada hoogude esinemist. Enamusel juhtudel see õnnestub, mitte kõigil kahjuks. Ehk siis veel kord tuletan meelde, et hetkeseisuga maailmas ei ole olemas ravimid epilepsia vastu, mis oleks mõjutanud epileptogeneesile ehk epilepsia haiguse kulule, sellele taga, mis on selle taga, mis põhjustab neid hoogusid, selle haiguse arengut. Ainuke meetod, mille puhul me saame öelda, et see meetod ravib epilepsiat välja, on epilepsiakirurgia, aga seda tähendab epilepsiakirurgia, kui meil on teada mingi fookus ajust väga täpselt, et kirurg lõikab seda välja ja inimesel rohkem ei ole hoogusid, siis me saame rääkida sellest, et haigus on välja ravitud. Muus olukorras kahjuks ravimite medikamentosselt seda öelda teha ei saa. Levimus on umbes 6 juhtu 1000 inimese kohta, see on maailma andmed, Eesti kohta täiskasvanutel umbes 5. See pärineb uuringust, mida tegi Andre Õun veel eelmise sajandi lõpus. Ehk siis, kui seda ekstrapoleerida, siis Eestis võiks olla umbes 1500–2000 naist epilepsiaga, kes on fertiilses eas, ehk keda puudutab otseselt see ravijuhend. Maailmas hinnanguliselt elab 50 miljonit, 60 miljonit epilepsiaga inimest. Tõenäoliselt umbes 15 miljonit neist on jällegi fertiilses east naised, ehk siis tegemist on üsna suure hulgaga inimestega, kelle puhul on vaja teada ja käsitlus on suhteliselt spetsiifiline, et seda võiks teada. Nende inimesed võivad teada, kes nendega tegelevad. Meie eesmärk on loomulikult terve ema, aga ka terve laps. Ja esimene küsimus või esimene teema ja kõige olulisem tegelikult ongi nõustamine. Et kui me siis alustasime selle ravijuhendi koostamist, siis me saime aru, et see nõustamine ongi kõige olulisem. Miks see on oluline? Sest see on sisuliselt kõige olulisem võib-olla ainuke meetod, millega saab sekkuda. Ehk siis vähendada rasedusega seotud riske epilepsiaga naisel. Ja võtmekontseptsioon on nõustamisel on raseduse planeerimine. Ma räägin natukene hiljem sellest raseduse planeerimisest, aga räägin ka siin, sest see on võib-olla kõige olulisem sõnum teile, võib-olla kõiki teisi asju te unustate, aga seda oleks hea, et kui te unustaksite, et naine epilepsiaga peab rasedust planeerima. Sellepärast, et kui naine avastab, et ta on rase, ta on planeerimata rasestunud, siis temal järsku tekivad küsimused, mida enam ei olegi võimalik parimal moel lahendada. Kui ta näiteks tarvitab mingit kahjulikku ravimit, siis suured probleemid tekivad, kas seda muuta, kuidas muuta või siis ei saagi muuta. Et neid küsimusi oleks hea lahendada enne raseduse algust. Ja siis kindlasti on vaja, nõustamise mõte on selles, et on vaja tagada aega. Et on vaja aega hinnanguliselt kuskil pool aastat kuni aasta soovitav oodata, leida seda õiget epilepsia ravimit, millega ohud emale ja lapsele oleksid kõige väiksemad. Näiteks USA-s on tehtud eelmises kümnendi lõpus uuring, minu teada vist oli 13 osariigis.
päris suur populatsioonipõhine uuring, selgus, et USA-s, mis on nagu arenenud riik nii-öelda meie seisukohalt, et 55% epilepsiaga naist rasestusid planeerimata ehk neuroloogiga konsulteerimata enne seda rasedust. Kusjuures nad võrdlesid ka epilepsiata naistega, et isegi epilepsiata naised rasestuvad natukene vähem planeerimata. Ehk see planeerimata raseduse probleem on päris suur ja kõige olulisem on seda planeerida. Kui me koostasime seda nõustamise küsimust, uurisime seal töörühmas, ravijuhendi töörühmas, siis me leidsime ka uuringuid, kus me saime teada, millist informatsiooni need naised ise on tehtud, üksikud uuringud, naised ise tahavad teada saada, epilepsiaga naised. Ja need küsimused on järgmised, et naised soovivad teada, et milline on epilepsia ravimite toimelootele, no mis on loogiline, ja siis mis on epilepsia haigused toimelootele, siis soovitavad teada, kuidas mõjutab rasedus epilepsia haiguse kulgu, et kas hood sagenevad või vähenevad rasedusega, et võib-olla see piirav faktor, et nad kardavad näiteks rasestuda, et kardavad, et ka epilepsia kulgeb halvasti. Ja siis epilepsia arenemise risk huvitaval kombel, et siis mina ausalt öeldes ei teadnud, et selline küsimus on või selline mure on nendel naistel, enne kui ma seda hakkasin lugema. Tegelikult need naised kardavad ka või tahavad teada, kas neil on ju epilepsia, kas lapsel on ka epilepsia, et nad kardavad seda. Et sellised küsimused nad tahavad teada. Nii. Et kui me üldiselt tegeleme epilepsiaga naise nõustamisega sageli, kui me tegeleme, siis me tegeleme kahju ja kasu analüüsimise ja kaalumisega. Ehk meil on olemas praktiliselt, väga sageli meil on olemas mingi kahju ja mingi kasu. Ja me peame nõustama naist arvestades seda optimaalset kahju ja kasu suhet. Ja et teada neid riske, et nõustada õigesti, meil on vaja teada, millised on riskid. Ja millised on riskid? Esiteks raseduse ja perinataalsed tüsistused, mis on seotud epilepsia haigusega, hoogudega, nende tagajärgedega, millest ma rääkisin, ka ravimitega. Siis on looteriskid, mis on seotud jällegi epilepsia ravimite toimega. Kõige levinumad, nendest kohe räägime, on üsasisene kasvupeetus. Ütlen kohe, et see on topiramaadi ravimi teema, räägin ka edasi, aga mida rohkem ma räägin, seda paremini jääb meelde tõenäoliselt. Kongenitaalsed malformatsioonid suured, ehk siis seda põhjustavad üldiselt valproad, aga ka topiramaad. Ja näiteks vaimse arengu häired või käitumishäired nendel lastel, kes olid eksponeeritud ravimitele raseduse ajal. See puudutab kõige rohkem valproadi. Siis me peame teadma looteriskid, mis on seotud kontrollimata epileptiliste hoogudega, ja siis emariskid, mis on seotud kontrollimata epileptiliste hoogudega, ehk siis ravimid, kontrollimatud epileptilised hood. Ja meie eesmärk ongi siin toodud nagu see riski ehk siis kasu-kahju analüüsimise tulemusena, ehk meie eesmärk on epileptiliste hoogude kontroll, samas ravimitele minimaalse ekspositsiooni puhul. Et ühelt pool meil on hood vaja kontrollida, teiselt poolt need ravimid, mis kontrollivad hood, on ka potentsiaalselt ohtlikud. Et on vajalik leida sellist tasakaalu. Räägime esialgu riskidest, mis on seotud hoogudega. Looteriskid. Kõik need andmed, mis siin kirjas on põhjendatud ja kinnitatud mingi uuringuga ja viided on olemas. Et on leitud, et generaliseerunud toonilis-kloonilised hood võivad põhjustada loote hüpoksiat või atsidoosi. On leitud, et samad hood, konvulsiivsed hood, võivad põhjustada lootel sünnituse ajal, põhjustavad lootel bradükardiat. Siis lootes surma epileptilise staatuse puhul loomulikult, tegelikult ma pean kohe mainima, et see on üliharva esinev olukord, aga siiski väga harva võib olla. Aga mis minu arvates ka üsna oluline, et näiteks sagedased epileptilised konvulsiivsed hood raseduse ajal on seotud ka sellega, et lapsel võib olla madalam IQ ehk mõjutab neurokognitiivset arengut. Ehk siis ei saa lasta hoogusid peab kontrollima raseduse ajal.
Ja siis emariskidest, kui me räägime, sotsiaalsed, meditsiinilised, psühholoogilised efektid. No kujutame ette, et naine siis oli hoovaba, rasestus ja raseduse ajal nagu kartis, et ravim mõjutab halvasti siis lootele ja siis lõpetas või vähendas annust ja tekkis hoog temal. Pikalt oli hoovaba. Et loomulikult selle tagajärjel temal on suured psühholoogilised probleemid, ärevus, äkki tuleb uus hoog, mis mõjutab kindlasti seda raseduse kulgu, rasedus üldse on sellest stressirohke olukord, nii palju kui mina sellest tean. Et kindlasti sotsiaalsed tagajärjed, need samad autojuhtimise küsimused, et naine juhib autot, käib tööl nagu autoga ja siis esineb hoog ja nüüd aasta jooksul ta ei tohi juhtida. Et kujutage ette, mis muutused elus raseduse jooksul, mitte vajalikud muutused võivad olla. Siis Suurbritannia uuringud ka näitasid, et suremuse risk on kõrgem nendel naistel võrreldes üldpopulatsiooniga ja siis ehk siis epilepsia haigus on epileptiliste hoogude ajal võib ka surra, ehk siis epilepsia on selline haigus, mis võib tappa. Ja siis me rääkisime hoogude ohust, aga epileptiliste hoogude ohust, aga nüüd riskid, mis on seotud epilepsia ravimitega. Eeskätt ma siis laitan teile slaidi, mis on üldse epilepsia ravimid. Et epilepsia ravimid, paari sõnaga räägin, on meil siis turul maailmas on üle 40 tükki, ma arvan praegu hetkega, et neid jagatakse siis, mina jagan neid 2 põlvkonnaks, nii-öelda vana põlvkond, et piir on kuskil siin, teine ja esimene ja uus põlvkond, ehk siis 90ndatest aastatest alanud siis suur areng, kus iga aasta praktiliselt turule tuleb uus epilepsia ravim. Ja kui me siis räägime vanast põlvkonnast, siis kõige levinumad ravimid, mida Eestis meie kasutame kõige levinumad on valproat, karbamazepin, diazepam näiteks ja võib-olla fenobarbital ja fenitoin. Vana põlvkond. Ja uuest põlvkonnast meie rohkem kasutame Eestis lamotrigiin, oxcarbazepin, no võib-olla gabapentiin, topiramaat, kindlasti levetiracetam ja ongi ausalt öeldes, need on sellised ravimid, mida Eestis ei ole, need Cenobamaat näiteks või need muud ei ole Eestis reeglina kättesaadavad, neid tuleb eraldi tellida eraldi taotluste alusel. Et kasutades juhust ja rääkides epilepsia ravimitest, ma reklaamin enda artikli, mis on publitseeritud Legi Artises oktoobris, eelmise aasta oktoobris, et soovitan seda ka lugeda, kellel on huvitav see teema, ehk seal on väga lihtsa keelega kirjeldatud põhikontseptsioonid, mis on seotud epilepsia ravimitega. Paari leheküljel, väga lihtsa keelega, väga vähe mahtu, et siis võib vähemalt teate, et kust seda võtta. Aga mis on minu arvates oluline seal, et selline tabel, kus on minu isiklik arvamus, mis on Eestis kõige levinumad, kõige rohkem kasutatavad ravimid. Siin on nimikiri kuskil 12 ravimist, on näidatud põhilised nende eelised, põhilised puudused, põhilised kõrvaltoimed, põhiline annustamine ja mitu korda päevas tuleb võtta. Et näiteks karbamazepin, gabapentin, lamotrigiin, samad, mida ma juba loetlesin teile, lõpus on see Cenobamaat, mida Eestis, nagu ma ütlesin, veel ei ole, sest see ravim on registreeritud Euroopa Liidus alles 2021. aastal, aga üksikutele haigetele me seda oleme juba tellinud ja tagasiside on pigem hea, aga infot on veel vähem. Ehk siis tõmmake seda artiklit Legi Artisesse ja kui keegi ei saa sellega hakkama, siis ja on huvitatud, saatke mulle meili, ma saadan teile PDF-faili. Räägime siis nendest epilepsia ravimite toimest nüüd. Uuring 2015 aastal metaanalüüs 32 uuringust, loetletud 6 enam maailmas kasutatavatest ravimitest ja me näeme, et barbituraadide ehk fenobarbitaali puhul on väga suur teratogeensuse potentsiaal ja kõige suurem on just südamerikked tekivad selle ravimi puhul. Aga ma kohe mainin seda, et barbituraate meie Eestis eriti ei kasuta ja naistel, ma arvan, me ei kasuta. Minu kogemus ütleb, et ma ei ole ühtegi naist näinud, kes tarvitab fenobarbitaali. Ja kui juhul, kui ta tarvitab, loomulikult peab seda muutma.
aga valproat on ravim, mida Eestis sageli kasutatakse, on üks kõige kasutatavatest ravimitest ja me näeme, et tema teratogeenne potentsiaal on kõrge, kusjuures kõikide malformatsioonide osas, nii kardiaalsed defektid, neuraaltooru defektid, hüpospaadia, suulelõhe. Ja siin see uuring on praegu 10 aastat tagasi, siin me näeme, et see topiramaadi puhul on ka selline signaal, et tundub, et siin on ka üsna kõrge, kuigi andmed oli veel vähe tol momendil. Kõige suurem oli siis see suulelõhe probleem topiramaadiga. Ja me näeme, et levetiracetam ja lamotrigiini puhul on see nagu madal. Ja siis hilisem uuring näitab ka sarnast tendentsi, et kõige teratogeensem ehk siis kõige sagedamini põhjustatav malformatsiooni põhjustav on valproat, aga ka topiramaat ja fenobarbitaal. Ja siis selle pildi vasakul pool me näeme kõige vähem väiksema teratogeense potentsiaaliga ravimid. Need on levetiracetam ja lamotrigiin ja nende vahel on siis mõõduka potentsiaaliga oxcarbazepin, carbamazepin. Ja tegelikult me avaldasime, nagu ma ütlesin, seda juhendit. Ja tegelikult see ravijuhend on siin meil isegi olemas juba paberi peal. Tegelikult üle-eelmise aasta kevadel, 2022 kevadel oli see avaldatud. Ja tol momendil veel ei olnud, ja seal me kirjutasime, et valproaadi tuleb vältida, kuna selle kohta on väga palju andmeid olnud. Aga topiramaadist me natukene rääkisime, aga eraldi me välja ei toonud. Aga nüüd siis informatsioon ikka tuli juurde ja selle aasta juba, mitte selle aasta, vaid eelmise suve lõpus augustis esiteks Euroopa Ravimiamet andis välja ohutusalast teabekirja, et ka topiramaadi sarnaselt valproaadiga ei tohi välja kirjutada noortele naistele, igal juhul tuleb vältida raseduse puhul topiramaadi sarnaselt valproaadiga. Ehk selles ravijuhendis seda informatsiooni veel ei olnud meil, et ma juba võtsin ühendust haigekassaga, tervisekassaga nüüd vabandust, et siis natukene muuta seda juhendit, et panna juurde. Ehk siis nüüd 1. novembril 2 kuud tagasi sisuliselt Eesti Ravimiamet ka, siin on see näidatud, andis välja seda teabekirja, et siis topiramaadi ei tohi kasutada raseduse ajal. Juhul, kui seda võimalik loomulikult, aga enamasti see on võimalik, et põhjustab suuri kaasasünninud väärarendid, aga kõige sagedamini just loote kasvupeetust. Et näete, et see teema areneb isegi aasta kümnendi jooksul, aga praegu pärast seda ravijuhendi ilmumist ikka areneb edasi. Võib-olla veel tuleb info juurde hiljem. Nüüd paar sõna neurokognitiivsest teratogeensusest. Ja suured malformatsioonid, need on tavaliselt kirurgilised probleemid, aga on näidatud, et lapsed, kes on eksponeeritud valproaadile üsasiseselt, 6 aasta vanuses hinnati nende IQ, selgus, et nende IQ on umbes 10 punkti madalam kui kontrolllastel, kellel ei olnud ekspositsiooni üldse ravimitele või võrreldes nende lastega, kes on eksponeeritud teistele antikonvulsantidele. Ehk siis valproaadil on neurokognitiivne teratogeensus, mis teeb seda ravimit veel ohtlikumaks. Ja epilepsiaravimite teemast veel mõned sõnad. Põhiliselt sellest räägib võib-olla doktor Anne Kirss, aga ma siiski mainin, et epileptoloogidel ja neuroloogidel on vedanud halvas mõttes, et mõned antikonvulsandid indutseerivad maksaensüüme ja nimelt tsütokroom P450 süsteemi. Ja need ravimid on carbamazepin, oxcarbazepin, phenytoin, primidon ja topiramaat suures annuses. Mida see tähendab? See tähendab, et maksas toimub kiirenenud kõikide ainete metabolism selle tõttu. Näiteks, kui on tegemist vana inimesega, kes tarvitab mingit vererõhuravimit, kel on epilepsia, ta tarvitab seda ensüümi indutseerivat ravimit, aga mingit vererõhuravimit ka. Siis vererõhuravimi kontsentratsioon on selle tõttu madalam, kuna metabolism on kiirem ja toime on väiksem. Või kui näiteks tarvitab antikoagulandi, et soovitatakse siis antikoagulante mitte kombineerida nende ravimite selle tõttu. Aga mis puudutab neid naisi,
et kui naised mõtlevad kontratseptsioonist, just hormonaalsest kontratseptsioonist, ka hakkavad võtma hormonaalset kontratseptiivi, siis need ensüümi indutseerivad epilepsia ravimid langetavad ka nende toimed. Ehk siis naine võib arvata, et ta võtab kontratseptiivi, ta on kaitstud raseduse eest, aga tekib ikka rasedust, kuna efekt on ebapiisav. Ja see tee on tegelikult kahesuunaline, sest hormonaalsed kontratseptiivid ka aktiveerivad teatud maksesüsteemi, näiteks UGT1A4 ensüümisüsteemi, mille kaudu lagundatakse lamotrigiini. Ehk vastupidi, kui naine võtab hormonaalset kontratseptiivi, siis samal ajal ka lamotrigiini, siis võib juhtuda nii, et ta võtab lamotrigiini õiges annuses, kõik on hästi, aga temal ikka hood. Aga sellepärast, et lamotrigiini metabolism selle on väga kiire, et see kontsentratsioon on madalmaks. Et seda võiks silmas pidada, teada, et see on kahesuunaline selline interaktsioon. Ehk kokkuvõte nüüd väga lühike sellest, mida ma just rääkisin. Töörühm, ravijuhendi töörühm soovitas vältida fertiilses eas naistel valproaadi. Kindlasti fenobarbitali ja fenitoiini, aga neid ravimid üldiselt Eestis naised ei kasuta, aga formaalselt nad on siin kirjas õnneks. Aga seda topiramaadi ei olnud ravijuhendis, ma panin seda juurde sinna slaidi sisse punasega. Ehk see on viimaste kuude informatsioon, et ka topiramaadi tuleb vältida. Elistada lamotrigiini või levitiracetami juhul, kui on see võimalik, sellepärast, et graafikus näidasid, see on kõige väiksema teratogeense potentsiaaliga. Ja loomulikult soovitab võimaluse korral vältida polüteraapia ehk mitme epilepsia ravimi võtmist, mida kahjuks mõnikord ei ole võimalik teha, aga igatahes soovitab seda võimalusel teha. Nii, järgmine küsimus, raseduse planeerimine. Juba rääkisime sellest, aga see on väga oluline. Rasedust planeeriva naise diagnoosi ja ravi peab üle vaatama neuroloog, et optimeerida kontrolli epileptiliste hoogude osas ja ka valida vastavaid epilepsia ravimid ja muuta neid ravimid, kui on vaja. Ja selleks on vaja aega, nagu ma rääkisin, soovitav on 1 aasta naisel planeerida enne rasedust sellega tegeleda. Ja tegelikult tehtud ka uuring, mis näitas, et kui naine on hoovaba 1 aasta jooksul, epilepsiaga naine on hoovaba 1 aasta jooksul, siis suure tõenäosusega tema on ka hoovaba raseduse ajal. Ja rohkem ei ole selle uuringu andmetel vaja oodata, et üldiselt ei ole vaja 2 või 3 või 4 aastat oodata, sest see risk enam väga ei lange. Aga 1 aasta võiks olla, mille jooksul, siis, kui on 1 aasta hoovaba näiteks, siis meil on suur tõenäosus naine ka hoovaba. Sellest raseduse planeerimise teemast järeldub kohe järgmine küsimus, kuna teate, et Ameerikas on pooled rasedused planeerimata. Mis juhtub, kui on rasedus planeerimata? Ehk siis naine, kes rasestus ilma selleta, et ta on neuroloogiga läbi arutanud oma raviskeemi. Seda naist, kui ta avastab, et ta on rasestunud, tuleb kohe suunata neuroloogile. Ja eriti oluline on see siis juhul, kui siis naine tarvitab mingid suure teratogeensusega epilepsia ravimid, nagu näiteks valproaat või topiramaat. Ja seda soovitatakse teha kiiresti, ehk siis tsitokonsultatsioon, seda peab konsulteerima neuroloog ja minu seisukohalt ja tegelikult ka töögrupi seisukohalt on kõige parem viis seda teha on e-konsultatsioon, et Eestis on see e-konsultatsioon praegu päris hästi arenenud. Et põhimõtteliselt naise visiiti otseselt võib-olla ei olegi vaja, aga e-konsultatsiooni abil seda saab põhiküsimused lahendada ja kui arst arvab, et on vaja kohtuda naisega, no siis ta saab broneerida aega. Ja siis otsust, kas kui naine rasestus juba mingil ravimil, mida me ei soovita, mis meile ei meeldi, mis sellega teha nüüd, otsuse teeb närviarst või neuroloog ja otsus lähtub individuaalsest, igal individuaalsel juhul eraldi, lähtudes haigusloost, patsiendi soovidest ja muudest faktoritest. Et ma võin rääkida siis sellest, et milline on üldine selline kontseptuaalne suhtumine, ütleme, neuroloogide
valdkonnas, mida siis üldiselt teha. Et üldine selline suund praegu hetkel vähemalt on see, et olla võimalikult konservatiivne, et üldiselt me soovitame pigem enamusel naistel me soovitame jätkata ravi selles samas annuses või sama ravimiga, mille foonil nad rasestused, isegi kui tegemist on selle potentsiaalselt ohtliku ravimiga. Erandjuhul muidugi me võime muuta ja mina olen ka ise muutnud. Miks see niimoodi, miks see selline suhtumine on? Sest kujutame ette, reeglina planeerimata rasestub naine, planeerimata tähendab neuroloogiga konsulteerimata. Naine, kes on tõenäoliselt hoovaba, kes on tõenäoliselt epilepsia on hea kontrolli all, ta ei käigi neuroloogil. Temal ei ole vaja, ta võtab need ravimid, võib-olla see on tüdruk, ütleme, lapseeas diagnoositud mingi epilepsia sündroom ja nüüd on siis ta on 25-aastane või 30-aastane, ta tarvitab edasi seda ravimit ja siis hoogusid ei ole. Ja siis, kui ta tuleb vastuvõtule, siis ja rasestub planeerimata, kui me hakkame, mis variandid on, et näiteks rasestus topiramaadi foonil või valproadi foonil, et kui me hakkame vahetama nüüd ravimid vähem teratogeensele ravimile, epilepsia ravimile, et siis esiteks see vahetus iseenesest on potentsiaalselt ohtlik, hoogude risk suureneb. Teiseks, kas see uus ravim on sama efektiivne nagu see vana ravim? Me seda ei tea, me ei ole kindlad selles, võib-olla ei ole. Ja kõik see muutmine hakkab tegelikult, kui naine avastab, kui ta on rase, tavaliselt on juba see esimese trimestri lõpp, kuskil lõpupoole võib-olla. Ja siis metabolism naise organismis on mingis mõttes juba ennustamatu ja see on kõik väga keeruline seda muuta ja muutmine ei toimu päeva pealt, muutmine toimub nädalate jooksul. Võib-olla uuel ravimil on mingi kõrvaltoime, mida me ei teadnud, me ei teagi enne, kui me ei hakka seda proovima. Et näete, et kui palju probleeme potentsiaalselt tekib ja kõik neid on võimalik lahendada, mitte tekitada juhul, kui naine oleks planeerinud oma rasedust. Foolhappe. Kas foolhappe tarvitamine langetab malformatsioonide riski? Kust see foolhappe teema üldse tuleb? See on siis 90. aastatel tehtud suured uuringud, mis on publitseeritud olulistes ajakirjades, kus uuriti foolhappe mõju üldpopulatsiooni tasemel ehk siis kõigile naistele. Epilepsiaga siin üldse on mingit seost olnud. Lihtsalt kõigile naistele anti ja leiti, et see foolhappe siis 0,8 milligrammi päevas konkreetselt selles uuringus langetab malformatsioonide riski üldpopulatsioonis. Ja leiti ka näiteks, et suuremas ammuses 4 milligrammi päevas naistel, kellel on kõrge risk neuraaltorude efekti suhtes, mitte epilepsiaga naised, vaid lihtsalt naised. Ja see risk tavaliselt on sealt tuleb, et juba sellel naisel on sündinud, on olnud laps neuraaltorude efektiga. Et kui neile anda siis 4 milligrammi päevas, see risk ka langeb. Aga kahjuks, nagu te näete, maailmas on hetkeseisuga väga, siin on 4 tükki, neil on rohkem registreid, mis registreerivad naiste rasedusi, epilepsiaga naiste raseduse kulgu, näiteks Rootsi register või Põhja-Ameerika register või siis Suurbritannia register või rahvusvaheline Euroopa-register, milles Eesti ka osaleb. Et kõik need, seal päris palju rasedusi juba registreeritud ja puuduvad kahjuks andmed selle kohta, et foolhappe langetab epilepsiaga naistel malformatsioonide, epilepsia ravimitega seotud malformatsioonide riski. Samas on vastuolulised andmed foolhappe efekti kohta lapse neurokognitiivsele arengule, ehk need andmed on pigem isegi positiivsed. Siin on üks uuring, mis näitab, näiteks siin on näha, et see on jällegi hinnati laste IQ, laste kognitsiooni 6 aasta vanuses. Lastel, kes olid eksponeeritud epilepsia ravimitega, aga kellel emad võtsid foolhapped, võrreldes nendega, kes ei võtnud foolhapped ja leiti, et nendel, kes ei võtnud foolhapped, IQ oli paari 5 punkti võrra väiksem. Ehk siis on kahjuks seda efekti statistiliselt oluliselt ei leitud valproadi puhul, mis on kõige ohtlikum ravim just selle probleemi osas.
Aga siiski leiti, et üldjuhul see foolhappe siis võib tõenäoliselt kaitsta natukene neurokognitiivsete siis probleemide puhul lastel, kelle emad tarvitavad epilepsiaravimit. Ja kui vaadata annuseid, siis annus, mille puhul see juhtus, on kuskil 0,4 kuni 1 milligramm. Ehk siis kui kõrgemas annuses seda võttes, see enam ei mõjutanud IQ-d, IQ ei kaitsnud rohkem. Ehk siis töögrupi soovitus. Tegelikult väga lihtne, et ega mingit soovitust ei olegi lähtudes epilepsiast, sest see soovitus kehtib kõikidel naistel, vaid kõikide naiste puhul Eestis, sõltumata sellest, kas neil on epilepsia või ei ole. Määrata siis 400 mikrogrammi päevas naistele siis raseduse planeerimise hetkest kuni vähemalt esimese trimestri lõpuni. See esimese trimestri lõpp siin tuleb selle tõttu, et uuringud on tehtud, mille puhul me vaatasime neid andmeid, on lõppenud esimese trimestriga, ehk siis nad jälgimine lõppes. Aga ilmselt on vaja võimalik ka kogu raseduse ajal seda võtta. Ja siis kõikidele naistele, aga kui on olemas anamneesis juba naisel sündinud laps neuraaltoru defektiga, siis 5 milligrammi päevas. 400 mikrogrammi päevas foolhapet on ilma retseptita lihtsalt apteegist saadav käsimüügiravim nii-öelda. 5 milligrammi päevas on retseptiravim. Epilepsia pärandumine. Tegelikult see on minu jaoks oli enne seda ravijuhendi koostamist, mina sellest probleemist ei teadnud, aga nüüd ma tean, et epilepsia on heterogeenne haigus, ehk siis on olemas geneetilised, on olemas põhjused võivad olla multifaktoriaalsed keskkonnaga seotud või teadmata põhjused. Aga üksiku geenimutatsiooniga epilepsiad esinevad harva. Ja tegelikult on tehtud ka uuringud, mis vaatasid naiste arvamust selle kohta ja selgus, et patsiendi lapse saamise otsus võib olla seotud, võib olla mõjutatud sellest ülehinnatud haiguse pärandumise riskist. Ehk naine kardab, et tema laps saab ka epilepsiat, tema naisel on epilepsia ju, laps saab ka epilepsiat, et ta selle tõttu ei taha rasestuda. Et see risk on ülehinnatud. Tegelikult see risk on näidatud, et siis näiteks lastel, kellele vanematel on diagnoositud epilepsia, on 2,4 kuni umbes 5%, ehk siis 95% ei ole seda haigust. Enamusel, ülivaldaval enamusel. Ja generaliseeritud epilepsia puhul, mis on enamasti ka geneetiline haigus, ka see risk väga suur ei ole. Ehk siis üldine soovitus, et ei ole vaja ülehinnata, liigselt hinnata seda pärandumise riski. Et see risk ei ole kõrge, see ei pea mõjutama naise otsust saama last. Ehk meie soovitused on, epilepsia pärandumise risk lapsele on enamasti väike, ehk see on soovitus, mida me anname nõustamise ajal naisele seda informatsiooni. Ja juhul, kui loomulikult on esimese astme sugulastel, lisaks sellele naisele on epilepsia, siis on arusaadav loogiliselt, et tõenäoliselt on tegemist ikka geneetilise epilepsiaga. See on harva esinev olukord, aga kui esineb, siis soovitav geneetikuga konsulteerida, et las geneetik ise hindab seda riske enne seda raseduse planeerimist. Nii, järgmine teema, epilepsia ravi raseduse ajal. Millised on epilepsia hoogudega seotud ema ja loote riski raseduse ajal? Näiteks lühem raseduskestus või näiteks enneaegne sünnitus või väike sünnikaal, madalam IQ, sellest rääkisime ka juba, ja naiste suuremus on kõrgem konvulsiivsete hoogude puhul epilepsiaga naistel, kellel on konvulsiivsed hood. Mis tähendab, et ka minu praktikast, see on sageli, ma nägin seda olukorda, et naine ise rasestub ja katkestab või vähendab või üritab ise kuidagi vähendada nende ravimite toimet. Tema arvates kahjuliku ja võib-olla ongi kahjuliku, aga kahju on ka teisel pool, et ravimite vähendamisel hoogude tõenäosus suureneb ja sellest tulenevad omad probleemid. Jällegi need samad riskid, kaalud, kasu ja kahju tase. Ja selle tõttu meie soovitus on see, et on vaja, et kui naine rasestub, ta peab teadma, et ta võtab ravimid määratud annustes
määratud ravimid määratud annustes, isegi kui ta on planeerimata rasestunud. Sellisel juhul ta kiiresti läheb neuroloogiline, neuroloog vaatab üle, aga oma algatuslikult ei ole soovitav vähendada või lõpetada ravi, kuna võib esineda epilepsia ägenemise risk. Raseduse mõju farmakokineetikale. Naise organism muutub raseduse ajal, toimivad muutused näiteks absorptsioonis, võib esineda mingi rasedusaegne oksendamine, mis mõjutab kindlasti ka absorptsiooni. Organism veremaht suureneb, metabolism kiireneb, ravimite ekskretsioon kiireneb ja see kõik mõjutab epilepsia ravimite kontsentratsioonid. Ja seda on näidatud kõige rohkem põhimõtteliselt 3 ravimi kohta, ehk mida võiksite võimalusele meelde jätta, et lamotrigiin, levetiracetam ja oxcarbazepin, nende ravimite kontsentratsioonid raseduse ajal langevad märkimisväärselt. Rohkem kui 50% võivad me langeda, mille tagajärjel suureneb epileptiliste hoogude risk, mis tähendab, et nende ravimite annuseid tuleb tõenäoliselt raseduse ajal tõsta. See kordab seda, mida ma just ütlesin. Lamotrigiin, levetiracetam, oxcarbazepin, nii palju võivad langeda. Siin on näidatud referentspiirid, lihtsalt, et ei pea seda meelde tuletama, aga lihtsalt, et mis referentsides need ravimid on. Languse puhul esineb hoogude tõenäosus suureneb ja me soovitame siis kontrollida vere kontsentratsiooni vähemalt kord trimestris, kui patsient tarvitab neid ravimid, ehk siis lamotrigiin, levetiracetam, oxcarbazepin. Siin on muidugi lisaks ka fenobarbital ja fenitoin jällegi, need ka langevad. Aga ma veel kord rõhutan, et neid ravimeid naised üldiselt meil ei tarvita ja loodetavasti ei hakkagi tarvitama. Ja siis kui tarvitame, siis kindlasti neid vähetame. Mis on baasnivoo? Ravimi kontsentratsiooni baasnivoo on see kontsentratsioon, mis on võetud enne rasedust. Et siin on jällegi raseduse planeerimise küsimus. Et selle planeerimise perioodil saab rahulikult võtta baaskontsentratsiooni, mille puhul me teame, et naine on hoovaba või on normaalselt kontrollitud hoogude suhtes ja sellega kontsentratsiooniga. Siis kui raseduse ajal see hakkab kõikuma, siis me teame, milline kontsentratsioon on õige. Ja mõned uuringud näitasid, et kolmandik sellest baasnivoos, kui langeb kontsentratsioon, siis hood sagenevad ja on see aluseks doosi muutmiseks ehk siis doosi tõstmiseks. Nii, epilepsia kulg ja tüsistused raseduse ajal, väga tundlik teema mõnedele naistele. Et naised võivad tunda muret, kuidas rasedus mõjutab epilepsia kulgu. Ja teisest küljest naised võivad tunda muret, kas epilepsia mõjutab ka raseduse kulgu. EURAP ehk siis rahvusvaheline uuring võttis kokku, see on ka suhteliselt ammused andmed veel, aga võttis kokku peaaegu 4000 rasedust 4 sageli kasutatava preparaadiga monoteraapiale näitasid, et 2/3 naistest naised on hoovabad ehk rasedus kulgeb ehk enamikul naistel hoogusid raseduse ajal ei ole, et osaliselt on need kerged hood ja siis 15% on konvulsiivsed hood. Ehk siis enamikul epilepsia kulg on soodne, 2/3 vähemalt. Teisest küljest, kuidas epilepsia mõjutab nii-öelda lõpptulemusi, negatiivseid lõpptulemusi. Veel 15 minutit umbes rääkida, jah. Negatiivsed lõpptulemusi. Et see on Rootsis tehtud väga põhjalik uuring selle hüpoteesiga, et vaadake, et siin on näiteks Rootsis on üldse heaoluriik ja seal on väga head registrid ja selle tõttu neid selliseid uuringuid väga hästi teha. Ja nad võrdlesid naisi, kellel on epilepsia, antud juhul 5000 umbes, ja need, kellel ei ole epilepsiat, 1,5 miljonit Rootsis niimoodi. Ja uurisid, kuidas nende raseduse kulgesid, vaadates igasuguseid ebasoodsaid
selliseid ebasoodsaid lõpptulemuse, nagu näiteks surnult sünd või ma ei tea, näiteks enneaegne sünnimine või siis halb apgariskoor ja nii edasi. Ja vaadake, et tulemused on kõik nagu enamasti on epilepsia naistel nii-öelda halvemad, ehk siis epilepsiaga naistel enamus nendest negatiivsetest tulemustest esinevad sagedamini. Ehk me saame öelda, et jah, et tüsistused, rasedusega seotud tüsistused nendel naistel võivad esineda sageli. Aga kui me vaatame seda sama slaidi teise pilguga, et näiteks, vaatame näiteks seda surnult sündi olukorda, et siis naistel, kellel ei ole epilepsia, naistel, kellel ei ole epilepsia, nendel ka võivad tekkida ju samad negatiivsed tulemused. Antud juhul on 0,3%, epilepsiaga naisel on 0,6%. Statistiliselt on see nagu oluliselt, on rohkem, nagu te näete. Aga reaalselt see tähendab seda näiteks, et siiski 99% epilepsiaga naistel seda konkreetset probleemi ei ole. Et sarnane olukord ka teiste näiteks enneaegne sündimine võib esineda ka 44,7% epilepsiata naistel. Ja epilepsiaga naistel see esineb sagedamini 77%, aga 92% seda ei esine. Ehk siis jällegi see risk on natukene suurem, aga seda ei pea üle tähtsustama ja see ei pea olema argumendiks raseduse vastu, et naine ei pea selle tõttu rasedusest loobuma. Et selle sama uuringu raames nad üritasid võrrelda ka naisi, kes mõlemad grupid on epilepsiaga, et need, kes saavad antiepileptilisi ravimeid ja kes ei saa antiepileptilisi ravimeid. Vaadake, et siin nagu tegelikult ei ole väga suurt sellist erinevust, millest me saame järeldada seda, et tegelikult epilepsia haiguse esinemine iseenesest omab riski, omab negatiivset mõju nende lõpptulemuste seisukohalt, mitte ravimid, vaid epilepsia haiguse olemasolu iseenesest. Aga jällegi see risk on väike siiski, kui vaadata absoluutarvudes ja ei pea olema argumendiks raseduse vastu. Ehk siis meie lähtudes sellest, meie grupis soovitus oli, et epilepsia diagnoosiga naist teavitage sellest, et ligikaudu 2/3 või enamikul epilepsia naistest haiguse kulg ei halvene, tõenäoliselt nad on hoovabad, ja ka sellest, et võimalike tüsistuste risk on võrreldes epilepsia diagnoosita naistel on mõnevõrra suurem, nagu ma teil näitasin, aga siiski väga valdaval enamusel kulgeb tüsistusteta. Sünnitus kulgeb sarnaselt epilepsiata naistega. Varem, kui 10 aastat tagasi veel sellest teemast palju ei räägitud, siis mõnikord gynekoloogid helistasid minule, et meil on epilepsiaga patsient, et kuidas me peame planeerima seda sünnitust, nagu kas peab keisrilõike tegema. Et mina ka nagu esialgu ei saanud nagu aru, milles on küsimus nagu. Et üldiselt praegu see juhend vastab sellele küsimusele väga selgelt. Naisele tuleb soovitada loomulikku sünnitusviisi, emapoolne epilepsia diagnoos on harva näidustus keisrilõigeks ja näidustus on ainult siis, kui naisel on kontrollimatud rasked konvulsiivsed epileptilised hood 3. trimestri jooksul ehk siis enne sünnitust. Ehk suur risk, et sünnituse ajal ka esinevad hood, ehk siis sünnitus ei ole hästi kontrollitav. Sellisel juhul võib küll planeerida keisrilõiget, aga mitte mingil muul juhul. Induktsiooni tuleb kasutada sarnaselt nagu ka teistel naistel ilma epilepsiata. Ja tuleb ka mitte unustada, et epilepsia ravimeid tuleb võtta ka sünnituse ajal, ehk siis mitte unustada seda, muidu jällegi risk tõuseb hoovudes suhtes. Soovitame rinnaga toitmist, sest näiteks mõned andmed, uuring näitas, et rinnapiimal on hea toime infektsioonide, allergiliste haiguste, imiku ja aegsurmade ülekaalu vastu.
see informatsioon ei ole üldine. Ma kujutan ette, et see on kõigil naisele sobib, aga see uuring just epilepsiaga naistel tehtud. Ehk epilepsiaga naistel, kellel on toitsid last rinnapiimaga, olid need probleeme vähem. Üldiselt rinnapiima imenduvad epilepsia ravimid vähe ja põhjustavad kõrvaltoimet väga harva. Üks uuring ka näitas, et levetiratsetaami ja lamotrigiini puhul, kui naised tarvitasid seda ravimit, laste IQ oli võrreldav lastega, keda ei imetatud, ehk siis need ravimid, mida me soovitame ka enamikul naistel võtta. Ja kui ikkagi esineb kahtlus, mõnikord esineb kahtlus, et rinnapiimaga läheb ravim lapse sisse nii-öelda, siis võib ravimi kontsentratsiooni lapse verest kontrollida, näiteks laps on uimane või mitte aktiivne ja nii edasi, et siis tuleb kontrollida kontsentratsiooni lapse verest lihtsalt. Nii, väga oluline, et sünnitusjärgsel perioodil naine saaks piisavalt magada. Et minu kogemus ka ütleb, et naisel on unetus ja ta ei saa magada, kui sünnib laps. Aga kahjuks epilepsia haigus on selle haiguse omapära selline, et unedeprivatsioon soodustab hoogude esinemist. Ehk siis, et see ei ole ainult lihtsalt selle tõttu, et naine väsib, vaid suureneb hoogude oht. Ehk siis soovitab lisaks ka, et ei vannitaks üksinda last vastsündinud. Ja siis nagu arusaadav, et nende probleemide lahendamiseks oleks vaja tugivõrgustiks sellele emale, et see ema saaks lisaaega puhkuseks, et oleks väga hea, kui oleks mingid sugulased, mingis tugivõrgustik. Et sellest ka on mõistlik, väga mitte mõistlik, vaid vaja rääkida, nõustada naist, et muidu võib-olla keegi sellest ei saa aru. Ja siin on minu viimane slaid, et selle ravijuhendi osas me ka töötasime välja nii-öelda sellist algoritmi, mis on siin esitatud ühel slaidil. Et sisuliselt see sama jutt, mida ma rääkisin teile selle tunni jooksul, on põhimõtteliselt siin ainult selle slaidi peal kõik kirjas, mis on olemas. Et see on ka meil eraldi tehtud, välja trükitud koos ravijuhendiga paberi peal. Et mul on veel 5 minutit, võib-olla paar minutit, et siis ma siiski, ütleme, didaktilises mõttes veel kord lähen läbi. Kuigi see kõik informatsioon, mis ma teile ütlesin, sisuliselt ma teile rääkisin sellest juba. Ehk siis nurgakivi või kõige olulisem sammas ongi nõustamine. Ehk naist on vaja nõustada sellega, me saame mõjutada neid negatiivseid probleeme, mis potentsiaalselt võivad esineda. Ehk me jagasime siin naisi 6 rühmaks, 6 olukorraks, mis olukorras naine võib olla. Esiteks fertiilses eas tüdruk, kuni 18 aastat vana, kes nagu ei planeeri rasestuda nii-öelda, et raseduse teemad siin ei ole hetkel, või naised, kes on fertiilses eas, kes ei planeeri rasedust. Et nende puhul soovitused on väga sarnased. Ehk vältida valproadi ja lisan topiramaadi, siin ei ole lisatud, aga peab lisama ka topiramaadi, eelistada lamotrigiini levetiratsetaami ja vältida polüteraapiat. Ja nendele naistele võib soovitada ehk nõustada. Rasedus peab olema planeeritud, ehk siis kui ta otsustab rasestuda, tuleb neuroloogile, konsulteerib. Ja siis nõustada kontratseptsiooni teemal, et seda ma annan varsti sõna doktor Anne Kivsile, kuidas kontratseptsioon peab olema siis nendel naistel. Siis järgmine olukord, naine, kes on fertiilne naine, kes planeerib rasedust. Seda naist soovitab suunata neuroloogile. Neuroloog võiks üle vaadata epilepsia diagnoosi, üle vaadata ka ravimeid, muuta ravimeid, selleks on vaja pool aastat kuni aasta rahulikult seda ära teha, vaadata, kas see muutus on normaalne, ehk ei ole midagi halvemaks läinud. Jällegi vältida valproadi, kui on võimalik, ja määrata seda baasnivood. Ehk siis me teame, millise baasnivooga meie olukord on stabiilne, hiljem raseduse ajal me saame sellest nivoost lähtuda. Ja soovitused, nõustamise teemad nendele naistele. Foolhapped 400 mikrogrammi kontseptsiooni ajal ja siis raseduse ajal.
rasestudes mitte lõpetada ravimid, epilepsia ravimid, tuleb võtta need määratud annustes, teavitada enamikul rasedus, enamikul epilepsia kulgeb rahuldavalt, hästi, mitte probleemideta, enamikul kulgeb, et anda teada nendele naistele, enamikul rasedus kulgeb ka tüsistusteta. Võib mainida, et risk on kõrgem kui epilepsiata naisel, aga see on selline elu, aga see risk on ikkagi väike. Ja kaaluda geneetiku konsultatsiooni, kui on esimese astme sugulastel diagnoositud epilepsia, naisel ja kellelgi veel. Ja siis olukord, kui naine rasestus planeerimata, temale võib kas need samad nõustamise teemad ära rääkida ja siis suunata kindlasti neuroloogi erakorralisele konsultatsioonile ja määrata seda baasnivood, me baasnivood määrata ei saa selle naise, sest ta on juba rase, aga vähemalt me teame seda baasnivood kõige raseduse alguses. Ja siis viies olukord, kui naine rase, sellisel juhul me kontrollime verest kord trimestris lamotrigiini, levetiracetam, oxcarbazepini kontsentratsiooni. Me korrigeerime need annuseid, seda võiks teha neuroloog, võiks teha tegelikult ka Anne Kirs, meil on naiste arst, naiste kliinikust väga edukalt seda teeb, eks günekoloog seda võib ka teha. Ja kaaluda keisrilõiget, kui on olemas sagedased konvulsiivsed hood 3. trimestris, mis on arstide hinnangul riskiks, et tuleb hoog, need hood tulevad ka sünnituse ajal, sellisel juhul võib kaaluda keisrilõiget. Ja siis nõustamise teema on antud olukorras naisel on soovitada loomuliku sünnitusviisi. Ja viimane 6. olukord, et naine on pärast sünnitust. Sellisel juhul on vaja loomulikult vähendada seda epilepsia ravimi annust, sest me raseduse ajal tõenäoliselt tõstsime seda. Kui tõstsime, siis on vaja vähendada loomulikult. Skriinida depressiooni suhtes ja koostada kontratseptsiooniplaani. Ravijuhend veel kord näitan on meil siis raamatuna välja trükitud. Ma just hiljuti sain need trükkised haigekassalt, ehk mul on mingid 40-30 eksemplari, aga kuulajaid ma saan aru praegu siin sadu, kõikidele see ei jagu, aga kui on keegi väga huvitatud, siis te võite jällegi minule kirjutada, mina saadan teile seda siis paberi peal, aga loomulikult elektroonselt see on kättesaadav aadressil www.ravijuhend.ee. Ja siis on olemas siin need viide artiklile, Eesti arsti artikkel, kus on kõik see jutt ka väga lühidalt, oluliselt lühedamas formaadis, kui selles ravijuhendis on ka esitatud, et kui on soov seda nii-öelda ekspressvariandi lugeda, siis ma soovitan seda. Et see on üle-eelmise aasta novembris ilmunud artikkel epilepsia käsitlus fertiilses eas naistel ja rasedatel. Ja siin on minu email, juhul kui teil on vajalik PDF-faile, kas ühest või teisest artiklist, või siis mõned mul on, aga väga palju ei ole. Kui on vaja, siis ma tellin haigekassalt juurde. Või tegelikult te võite ise, kui keegi soovib tellida seda väljatrükki haigekassalt, et sealt www.ravijuhend.ee on olemas informatsioon, kuidas seda teha, et kui te tahate endale perearsti praksisesse või kuskile seda välja trükkida. Nii, minu poolt on praegu kõik. Siis ma momendil annan sõna tõenäoliselt doktor Anne Kirsile ja teen lahti tema slaidi. Ja pärast, kui tema oma juttu lõpetab, siis me vaatame, mis on küsimused. Ja siis üritame neid vastata, kui oskame. Nii, tere ka minu poolt. Enamus sellest jutust, mis ma planeerisin rääkida, on tegelikult juba ära räägitud, nii et sisuliselt teeme kokkuvõtte väikeste siis nüanssidega siis ehk arvestada seda, mida ma ise päriselt siis nende haigletega kohtudes näen.
Nii. Vajutada selle üle. Sissejuhatuseks näitaks siis tabelit ehk rasestumisvastaste vahendite palett on väga rikkalik. Ehk ma alustan hetkel kontratseptsioonist. Ja kui uuring siis väitis, et Ameerikas on siis 55% epilepsia haigetest või patsientidest, nende rasedus on planeerimata, siis midagi pole parata. Pooltel naistel juhtubki rasedus täiesti ootamatult, sõltumata siis sellisest valikust, mis meil raseduse vältimiseks tänapäeval kasutada on. Ja paraku haiged ei ole ka, on samasugused naised nagu kõik teised, et seda näen ma ka siis nii luupushaigetel kui ka suhkruhaigetel, et ühel hetkel on nad kohal ja rasedus on ja planeeritud ei ole see mitte. Aga mis valik siis raseduse vältimiseks on? Et on kõige enam on siis erinevaid siis kombineeritud suukaudseid hormonaalseid siis tablette. Et minul üle huulte ei tule nende nimetamine beebipillideks. Minu meelest beebi siis saab teistsuguste tablettidega teha kui siis nendega. Et kui juba siis võib neid antibeebipillideks nimetada, vaatasin järgi. Hetkel on siis saadaval 22 erinevat siis kombineeritud siis tabletti, millega saaks rasedust vältida. Kombineeritud preparaat on ka plaaster ja kombineeritud preparaat on ka tuperõngas. On olemas ka ainult siis gestageeni sisaldavad vahendid, et nende hulka kuulub siis spiraal, mis ei ole spiraalikujuline, ehk siis ta on emakesene vahend. Nende hulka kuulub ka implantaat, tegelikult ka lihasisene süst ja tablette on siis 2 erinevat igapäev võetavat tabletti ja ka siis SOS-pillid on oma olemuselt ainult gestageeni sisaldavad tabletid. Ja kui hormoon ei meeldi, siis on olemas ka tõepoolest siis vaski sisaldav emakesene vahend ja kondoom ja üldjuhul siis teatud tingimustel on võimalik ka siis kasutada steriliseerimist. Kui tulla rasedate juurde, siis oligi juba juttu, et epilepsia ravimid võivad siis mõjutada rasedumist vastaste vahendite toimet. Kui on uuritud epilepsia haigeid ja nende siis viljakust, siis siin tegelikult vahet ei ole. Et praegune arvamus on, et epilepsia iseenesest fertiilsust ehk viljakust ei mõjuta. Aga epilepsia ravimid võivad siis vastupidi siis vähendada siis rasedusvastaste vahendite toimet ehk võib tekkida naisel soovimatu rasedus ja on ka mõned preparaadid, mille puhul siis on oht, et epileptilised hood tulevad tagasi. Ja seetõttu tõesti juhendis on märge, et seda epilepsia diagnoosiga tüdrukut või naist, kes ravimit kasutab, peab võimalikest ohtudest siis teavitama. Juhendis on olemas ka siis tabel. Panin ka kirja, et leheküljel 24, kus epilepsia ravimid jagatakse siis 2, sõltuvalt sellest, kas nad siis toodavad maksaensüüme või mitte. Ja sellest tabelist ma siis rasvaseks nüüd märkisin mõned, ehk siis ensüüme indutseerivate epilepsia ravimite puhul siis tõin välja eraldi karbamazepiini ja okskarvamazepiini põhjusel, et neid preparaate mina olen selles grupis kõige enam siis kohanud kasutatavat. Et mõningaid veel, aga need on nagu kõige sagedasemad, et ma topiramaadiga rasedat ega ka raseduseelset naist mina isiklikult näinud ei ole, mis ei tähenda, et neuroloogid seda ei kasuta. Aga selles teises grupis siis võiks olla siis minu enda nägemuse järgi nagu 3 kõige olulisemat preparaati siis epilepsia ravimite lamotrigiin, levetiracetam ja natriumalpraat, mida mulle endale tundub, et kohtab noorte naistel kasutatavat kõige enam.
kursiivi panin ka gabamentiini ja pregabaliini ja neid preparaate ma tegelikult olen näinud kasutatavat psühhiaatreid bipolaarse häire ja vahel ka kroonilise valu puhul. Et need ei olegi üldse epilepsia patsiendid, kellel ka võib vahetevahel kasutada või tuleb ette, et kasutatakse siis selliseid ravimeid, mis võivad mõjutada vahetevahel ka siis rasvvastaste vahendite toimet. Ja miks siis need ensüümi indutseerivad epilepsiaravimid, selle teadmine oluline on? Siin ma üleval tõin ka siis uuesti välja, et karbamazepin, oskarvamazepin, topiramat, primidoon, enetoiin. Et nad tõstavad siis ebasoovitava siis raseduse võimalust 3 korda. Ega ta nüüd ülearu suur ei ole, et see absoluutnumber on 3% või 3 promilli, nii et 3 juhtu siis 100 naise eluaasta kohta. Küll aga peaks teadma, et kui täna jätta preparaat ära või vahetada millegi muu vastu, siis homme ei ole toime möödas. Ehk ensüümi indutseeritud toime võib kesta siis peaaegu kuu aega pärast epilepsiaravimite kasutamise lõpetamist või vahetamist teise preparaati vastu. Ja selline siis soovitus on veel, et kui tõesti mitte miski muu ravim rasedust ärahoidmiseks ei sobi, kui ainult siis hormooni sisaldav preparaat, siis tuleks kasutada midagi veel juurde. Juhendis on olemas barjäärimeetod, ma panin siia ettekandesse sulgudesse ka otsekirjad, mis see barjäärimeetod on, me mõtleme selle all kondoom. Ja siis mõned haiged ütlevad, et või patsiendid, kui ma kondoomi nagunii kasutan, mis häda mul siis seda tabletti veel võtta on. Et seda ka tõttelda minul raske ka öelda patsiendile, et võib-olla tõesti, kui kondoomi kasutatakse, siis miks mõlemat võtta. Samas kondoom võib puruneda ja seal võib olla erinevaid probleeme kondoomiga ka. Ja juhendis me siis leiame punktide 6 ja 7 all siis tõepoolest siis positiivse soovituse, et mida siis teha nende ensüümi indutseerivate epilepsiaravimatega ja siis teine variant, et mida siis teha, mitte teha. Nagu näha, siis 7. punkt on oluliselt pikem, et praktiliselt kõik, mis meil siis selles esimeses tabelis oli, enamust me kasutada ei saa. Nendel patsientidel ja järgi jääb sisuliselt ainult siis emakesene vahend, ükskõik kas siis vasega või ka siis levalorkestrelliga, see on siis Mirena või Kailena või flereet tegelikult künnakrovid kasutavad aina vähem, seal on muud probleemid. Ja selles juhendis on kirjas ka siis metroksuprogesteroolatsetaadi süstid. Nad on tõesti olemas siis Eestis ka Depot-Provera nime all. Üsna suure hormoonisisaldusega süstitakse 3-kuulise intervalliga. Ma ei tea, kas ma siin võin öelda, aga minu enda kogemus on see, et on osad gynekoloogid kes on eriti sellise kirka väljendusega, siis seda pigem nimetatakse veterinaariaks. Et tõepoolest siis Depot-Proveraga on päris hea korte jooksuaega edasi lükata 2 korda aastat tuleb nendel siis süstida. Seal on palju kõrvaltoimed, mis on siis tingitud just nimelt sellest suurest hormoonitoimest. Ehk siis number 6 alla ma ikkagi pigem toon välja siis rohelisega toodud ühe ainsa lahenduse, et mis teeb nukraks, et kui meil vahendeid rohkem pole kui sisuliselt üks ainuke ehk siis spiraal. Aga mis on parem, siis on siis see, et kui ei ole siis selline preparaat, mis ensüüme indutseeriks ja neid tegelikult on ka üksjagu. Need on siis levetiracetam, pregabaliin, gabapentiin ja natriumvalproat, siis nende puhul tõepoolest ei pea gynekoloog ega ka nüüd ämmaemad, kes siis rasvvastaste preparaatide nõustamist teeb, et siis ei pea nagu liigselt mõtlema, et siin saab kasutada seda, mis naisele konkreetselt kõige paremini sobib, sõltumata siis epilepsia ravimist. Ja täitsa eraldi tooks välja siis lamodrigiini, mis ei indutseeri maksaensüüme, mis võiks vähendada antibeebipillide toimet. Küll aga siis kombineeritud siis suukaudsed
hormonaalsed preparaadid suurendavad lamodregiini väljaviimist organismist ja nendel naistel on krambiveski tõus suurem. Ehk nende puhul tõepoolest ei soovitata siis kombineeritud hormonaalseid rasvavastaseid vahendeid, aga sobivad, see valik on natukene suurem kui siis karbamasepiini puhul. Nimelt siis lamodregiini puhul sobivad üksnes siis kestageisada tabletid, neid on 2 praegu Eestis saadaval ja sobib ka implantaat, mis on täitsa olemas ja sobib ka siis emakesena vahend, nii nagu siis ka ensüüme indutseerivate preparaatide puhul, et lamodregiini puhul on natukene suurem valik ja oht ei ole mitte soovimatu rasedus, vaid oht on krambiveski tõus. Eraldi on juhendis ka peatükk siis SOS-pillide või siis rasvavastast hädaabi vahendite kohta ja mulle endale tundub, et see teema vajab eriti põhjalikku ja hoolsat nõustamist juba noortel tüdrukutel. Ja põhjus on selles, et need preparaadid on ilma retseptita apteegis saadaval. Ehk siis patsient ei tule ei perearsti, ei ämmaemanda ega günekoloogi käest midagi küsima, ammugi siis neuroloogile ta helistama ei hakka. Et kui tal on siis juhtunud selline olukord, et tal on vaja hädaabipilli, siis ta läheb apteeki ja läheb ostab midagi. Ja ta peab siis teadma, mis sobib, mis mitte. Nimelt siis apteekides on saada siis 2 sorti hädaabipille. Levonorgeströöli sisaldavad SOS-pille on 4 erineva nimega, tegelikult koostis on kõigil sama. Ja on siis suhteliselt värskelt tulnud ka siis Ella One nimeline siis rasvavastane SOS-pill, mis kõikidele ei sobi. Aga alustaks ikkagi siis algusest, ehk siis ensüüme mitte indutseerivate epilepsia ravimite puhul tõepoolest võivad siis naised kasutada SOS-pilliks seda, mida apteeker annab. Ja siin siis, kuna tegemist on ainult gestageenid sisaldava preparaadiga üldjuhul, siis siin on ka lamodregiin selles samas reas, kus erinõuded ei ole. Ehk siis kõige enam, mina viimasel ajal tõesti näen, et valdavalt on noored naised krambiraviks, nad saavad siis levotiretsetaami ja lamodregiini. Väga harva siis valproadi kasutajaid on. Ja siis tõesti pregavaliini ja gabapendiini ma olen kohanud psühhiaatrilistel patsientidel ka tõtt-öelda üksjagu. Et need preparaadid ei vaja siis SOS-pilli mõttes erilist nõustamist. Küll aga siis karbamasepiini või okskarbamasepiini kasutamise korral peab naine teadma, et kui tal SOS-pilli vaja on, siis ta peab võtma 2-kordse doosi siis levonorgeströöli sisaldavat preparaati. Ja eks hind on ka suurem, et neid SOS-pille müüaksegi selliselt, et originaalis ongi üks ainukene tablett, peab ostma 2 tabletti. See hind on siis ilma retseptita, täishind, Tervisekassa poolt soodustust ei ole, maksab üks tablett siis 11 kuni 15 eurot, ehk 2 tabletti on siis, võiks öelda, 30 eurot, mis tuleb korraga siis sisse võtta. Ja teine valik oleks siis emaga sisese vahendi siis paigaldamine, seda naine ise teha ei saa, see kindlasti vajab siis günekoloogi abi. Ja kasutada ei tohiks SOS-pillina siis ulibristaati, Ella One nimeline preparaat on tõesti Eestis saadav, samuti ilma retseptita, et oleks mõistlik patsiendile öelda, et seda ei ole tal mõtet siis osta, kui ta karbamasepiini või okskarbamasepiini kasutab. Ja kokkuvõtte siis on juhendis ka siin on 2 tabelit siis siia juhendisse ühe slaidi peale pandud, et veel kord siis kiirelt läbi käia, et kui patsient kasutab siis ensüüme indutseerivat epilepsia ravimit, siis selles mõttes valik on suhteliselt nukker, on ainult emakesena vahend sisuliselt, ükskõik kas siis levonorgeströöli sisaldusega või ainult vasega, aga ega suurt rohkem valikuid neil ei ole. Kui naine kasutab lamodregiini, siis on võimalik lisaks siis emakesena vahendile kasutada ka siis implantaati või siis ka ainult siis gestageeni tabletti, 2 toimeainet on
ühe toimeainega preparaate on siis 2 erineva nimega, et siis praegusel hetkel tund aega enne seda ettekannet vaatasin üle, et kolme erineva nimega rohtu siis on võimalik neile kirjutada. Ja SOS pillides siis võib tulla kõne alla siis karbamazepiini või okskarbamazepiini või topiramaadi ja fenütoiini kasutajal siis topeltannuses siis levonorkestri sisaldav preparaat või siis ka künekloobi abiga paigaldatud siis emakesele vahet. Raseduse koha pealt ma väga pikalt ei räägi, et mõned sellised märksõnad, üksikud slaidid, et siin siis pealkirjana on ära toodud siis selline lause, et rasedus ei mõjuta epilepsia loomulikku kulgu. Üldjuhul see nii ongi, aga kuna patsiendid kardavad ravimeid, siis on kirjeldatud mitmetes uuringutes, et epilepsiaod võivad sageleda ja põhjuseks on asjaolu, et patsient katkestab ravi. Teine põhjus, miks hood võivad rasedusel sageneda, on tõepoolest asjaolu, et mõnede epilepsia ravimite kontsentratsioon muutub raseduse ajal märkimisväärselt, tingituna siis veremahu suurenemisest, aga siis ka neerufunktsiooni kiirenemisest. Võib ka siis olla põhjus siis selles, et maksas toodetakse rohkem valku ja ravimid seotakse inaktiivsesse vormi. Ja kõige enam siis täheldatakse siis sellist ravimi seerumkontsentratsiooni muutust tegelikult kõige ohutumate preparaatide puhul, nagu nevetirtsetaam, lamodrigiin, okskarbamazepiin, ehk siis tänapäeval enamus rasedaid on just nimelt nende preparaatidega ravitud. Ja see omakorda tähendab siis seda, et tuleb naistel siis jälgida seerumkontsentratsiooni ja seda annust tuleks korrigeerida. Siin eelmine lektor rääkis ka väga ilusasti siis uuringutest ja tabelitest siis rasedusriskidest, siis mina kokkuvõttena tooks siis ühe lausena, võiks ta tegelikult kõlada niimoodi, et ikkagi adekvaatselt ravitud epilepsiaga naistel on rasedusriskid sarnased üldpopulatsiooniga, nad ei ole samad, aga nad on sarnased, ehk siis neid riske väga palju tõusnud ei ole ja ka jällegi on siin aga. Ja aga seisneb siis selles, et kui ei ole naine adekvaatselt ravitud ja tal tekivad siis krambid on eluohtlikud ja krambid on eluohtlikud nii naisele kui ka lootele. Ja tõepoolest kirjeldatakse ka mitmetes uuringutes emasuremuse tõusu seoses siis krampidega. Kõige enam siis emasuremuse uuringuid hästi põhjalikult uuritakse Suurbritannias. Ja siinkohal ma siis tõin ära, kõige viimase on siis selle aasta oktoobris ilmunud siis kokkuvõtte. Iga 3 aasta tagant nad teevad uue kokkuvõtte Suurbritannia emasuremuse kohta. Ja siin on ka siis näha, et epilepsiaga, et Suurbritannias on siis 3 aasta jooksul surnud 12 epilepsiaga naist siis raseduse või sünnituse ajal. Et selles andmebaasis on siin selle koha peal, siis ma tõnin ringi ka ümber, et see on siis emasurmadest on siis epilepsia tõttu surnud siis 3,5% kõikidest surmadest, et enamus on siin kõige suurem põhjus on olnud COVID, see on COVIDite aastate kokkuvõte ja järgmine põhjus on südamehaigus, tromboosid. Siin mental health ehk siis psühhiaatriline diagnoos on suitsiid valdavalt, mis halvasti või nad väidavad ka selles uuringus, et see on halvasti ravitud siis psühhiaatriline haigus, mis on põhjustanud suitsiidi. Aga epilepsia on siin täiesti eraldi välja toodud, ta on küll pannud ühte patta insuldiga, aga vaatasin selles uuringust järgi, et sellest 22 naisest nõks üle poole olid epilepsiaga patsiendid, kes siis rasedusel surid. Ja kuna siis selliste eriti epilepsia staatuse ajal võib tekkida hüpoksia ja atsidoos
nii emal kui ka lootel ja see võib ka põhjustada lootel surma. Ja viimaste uuringutega siin eelnevalt juba väga põhjalikult ka räägiti, et topiramaat on siis see tegija, mis võib põhjustada loote kasvuveetust. Aga kokkuvõte on ikkagi see, et korrektselt ravitud patsient väga erilist kohtlemist raseduse ajal ei vaja ämmaemanda või günekoloogi poolt. Kui rääkida siis krampidest sünnituse ajal, siis Eestis on olemas meditsiiniline sünniregister, mis paraku epilepsiat üldsegi ei registreeri, nii et kui palju Eestis epilepsiaga patsiente sünnitab, me ei tea. Registreerib see sünniregister eklampsiat, nii et ma võin ka öelda, et kui on siis raseduse ajal või õigemini, kui on sünnituse ajal krambid, siis me peamiselt mõtleme eklampsia peale. Ja epilepsia, siin on üks Soome uuring, mis ütleb ka, et tõesti sünnituse ajal epileptilise hoo risk on 2–5%. Tartus, mis ma ise tean, on siis aastas umbes 10–15 epilepsiaga patsienti sünnitab. Mitte ühelgi pole siis sünnituse ajal krambihoogu olnud ja need krambid, mis sünnitusel esinevad, on peaaegu kõik on siis eklampsia tõttu. Lihtsalt informatsiooniks tõin ka siis välja sünniregistri andmed, et selline murranguline eklampsia esinemise sagedus, esinemise vähenemine toimus siis aastal 98, et ega ma aru ka ei saa, kuidas see niimoodi juhtus, aga see on selline hüppeline langus. Ja võib öelda, et siis eklampsiat esineb hetkel 0,02% siis sünnitajatest, et ülearu palju teda õnneks ei ole. Muidugi parem oleks, kui ta üldse ei oleks ja siin on mõned aastad olnud, näiteks 2014, kus ei olnudki siis ühtegi eklampsia juhtu õnneks. Ja on ka mõned muud põhjused, mis võivad krampi põhjustada, näiteks siis hüpoglükeemia või ka siis olukord, kus lokaalne siis anesteetikum on sattunud kogemata siis sinna, kuhu pole vaja, ehk siis veeni. Aga neid tuleb veel harvem ette. Ravimite juurde. Minu skeem on peaaegu samasugune kui eelneval lektoril. Teame, et kombineeritud ravi korral on risk suurem ja kõige suurem on risk valproadi puhul, mille korral siis tõesti neid väärarendeid on 2–3 korda enam kui siis, kui naine ei kasutaks krambivastast ravi ja tegelikult on ka siis 2 korda rohkem, kui naine kasutab mingit muud krambivastast ravimit. Ja mis siis on ka suhteliselt uuemad teadmised on siis see, et valproadi kasutajate lastel on ka enam siis madalat IQ-d ja teisi siis neurokognitiivseid häireid. Aga valproad paraku kontrollib krambihooga kõige sagedamini. Ja näiteks Euroopa uuringu andmetel on ka siis leitud, et kui raseduse ajal vahetada valproad siis mõne ohutuma preparaadi vastu, siis krambirisk tõuseb. Ja kui see vahetamine on toimunud teisel trimestril, siis sisult väärarendite riski me enam vähendada ei saa. See, mis on toimunud, on esimene trimester on juba ju ära toimunud. Et see on selline tõsine küsimus, et mida siis teha. Tõesti kõige parem oleks, kui see ravim oleks muudetud juba enne rasedaks jäämist. Sellisel juhul on need riskid oluliselt väiksemad. Kui valproat on kõige suurema riskiga, siis kõige väiksema riskiga on, siis ma need kõiki ravimid ükshaaval ette lugema neid riske ei hakka, aga kõige väiksema riskiga on lamodrigiin ja levetiracetam ja võin ka nüüd öelda, et tõepoolest, et viimaste aastate rasedad on praktiliselt kõik kas siis ühe või teise preparaadiga või mõlema preparaadi kombinatsiooniga ravitud. Et peaaegu teistsuguse skeemiga enam rasedaid õnneks ei kohta. Ja mis on nende häda siis see, et kuigi risk on väike, siis nende tõesti peamine probleem, millega peab arvestama, on asjaolu, et nende seerumi kontsentratsioon
muutub võrreldes teiste preparaate kõige rohkem ja praktiliselt alati tuleb tõsta doosi, et ei tule peaaegu üldse meeldegi sellist rasedat, kellel ei ole vaja olnud tõsta lamotrigiini ja levetetsetaami annuste raseduse ajal. Ja need annused mõnel tõusevad väga märkimisväärselt ja see omakorda viib siis sellisele teadmisele, et kui naine on ära sünnitanud, siis see füsioloogiline hüpervoleemia laheneb suhteliselt kiiresti, kaovad ära ka hormoonid, mis hoidsid üleval siis maksavalkude sünteesi. Ehk see vajadus suurema annuse järele kaob üsna kiiresti ja ei tohi jätta siis sama kõrget annust sünnitusjärgselt väga pikaks ajaks. Vastase korral me võime saada siis sünnitusjärgselt siis lamotrigiini või levetretsaami intoksikatsiooni. Ja need soovitused on ka, seda soovitust minu meelest selles juhendis ei ole, aga kirjandus siis soovitab 72 tunni kuni siis 10 päeva vältel siis viia tagasi siis need ravimi annused, lamotrigiini ja levetretsaami annused raseduseelsetele annustele. Ja tõttelda küllalt tihti ma määran sagedamini kontsentratsiooni kui ühe korra trimestris, sest patsiendid võivad ka saata mulle kirja, ütleda, et neil ei ole küll krambihoog, aga neil on imelikud ärajääme nähud tekkinud või imelikud tundmused ja sel juhul ma tegelikult tõstan natuke doosi isegi enne, võtan ravimi annuse, aga tõstan doosi juba enne vastuse saamist. Et see on ka see kliiniline näidustus on tõstmiseks ka täitsa omal kohal kirjanduse järgi. Ja foolapet tõttelda siis 400 mikrogrammi soovitame ikkagi kõigile naistele ja epileptikud ei ole siis kuidagimoodi halvemad, et neile ei peaks soovitame neile samamoodi. Ja nüüd saaks võrrelda siis seda väärandite riski siis ravimiga ja mitteravimiga siis kirjanduse andmetel üldpopulatsioonis. Need on Ameerika andmed, siis on 2–3%, ehk siis on näha, et valproaadil on ta tõesti 2–3 korda kõrgem. Eesti sünniregistri andmetel ma leidsin siis sellised protsendid nagu 1,5–1,9, et peaaegu 2 on siis protsenti ja sisuliselt lamotrigiini levetretsaamil on praktiliselt sama see number, kui on siis üldpopulatsioonis. Nii, kui tulla imetamise juurde, siis sellest tõepoolest on ka palju räägitud ja eriti siis 10 aastat, 15 aastat tagasi, kui lamotrigiin tuli ja selgus, et ta läheb rinnapiima palju paremini kui vanad preparaadid, karbamazepiin ja valproat, siis oli neid ettevaatusti rohkem, aga praegu siiski võib öelda, et põhimõte esiteks, et rinnapiima kasulikkus kaalub üles kõikvõimalikud kõrvaltoimed ja põhimõtteliselt mitte ükski epilepsia ravim rinnaga toitmisele vastunäidustuseks ei ole. Aga küll oleks mõistlik ilmselt siis last jälgida, eelkõige siis sedatsiooni või uimasuse suhtes ja need on siis preparaadid, mis natukene rohkem lähevad siis rinnapiima. Mina ei ole ühtegi fenobarbitaaliga ravitud siis rasedat või imetavat naist näinud epilepsia haiget. Et mulle jääb ka mulje, et see probleem vist tänapäeval päris eriti tugev ei ole, et tavaliselt on nad lamotrigiiniga ja nendel lastel midagi probleemi paha leitud ei ole. Nii et imetamine on väga soodustatav. Ja teeks ka siis kokkuvõtte, et epilepsia haige peab olema hoovaba, et see on tegelikult kõige olulisem. Ja loomulikult oleks hea, kui epilepsia haige oleks hoovaba ohutute preparaatidega. Ja kuigi siis me ütleme, et adekvaatselt ravitud patsient ei vaja erilist kohtlemist, siis Eesti tingimustes väärandite riski hindamine on kõikidel rasedatel näidustatud ja epilepsia haigetel samamoodi, ehk siis esimese trimestri sõeluuring, nõndanimetatud Oscar test, see on rutiin. Samuti on siis ultrali uuring raseduse 20. nädalal, ehk siis loote anatoomia, kes nimetavad patsiendid, seda on samuti rutiin. Ma ei tea, kas igal pool Eestis, ma arvan, et päris igal pool vist mitte, aga meie teeme siis Tartus siis riskipatsientidele lisaks ka siis loote eho.
ehk siis täiendatud siis loote südametooride, loote siis südame ultraheli uuringu nendele, kellel siis, kelle emad kasutavad siis lootele ohtlikke ravimeid ja kellel on siis risk suuremaks loote südamehaigeks. Ja ravimite kontsentratsiooni oleks mõistlik määrata 3 trimestrid ja Volapes 400 mikrogrammi päevas. Nii, ja sellega oleme oma aja ära kulutanud ja nüüd vist on aeg vastata küsimustele. Küsimustele me ilmselt peame vastama vaadates chati. Siin on 5 küsimust. Nii, kõige siin on see. Nii, esimene sisuline küsimus on siis, kui meespool kasutab epilepsia ravimeid, küsib Kristi Hüpper, kuidas siis peaks käituma. Tänapäeval kasutatakse ka migreeni ravimiseks epilepsia ravimeid, kuidas siis peaks käituma nii, et migreeni kohta ma ütlen nii, et soovitused on samad. Minu teada on ilmunud ka suhteliselt sarnasel ajal koos meie ravijuhendiga migreenijuhend. Et soovitused on samad, et migreeni profülaktikaks kasutataksegi näiteks valproadi ja topiramaadi, et siis neid siis tuleb mitte kasutada fertiilses eas naistel. Et minu seisukohalt see on isegi mingil määral isegi lihtsam, sest mõned epilepsia sündroomid on kontrollitavad ainult näiteks valproadiga. Minu kogemus ütleb, et mitu naist ongi niimoodi on hädas, et nad tahavad rasestuda, nad tahavad last saada, aga neil on kontrollimatud hood ja hood saab kas või osaliselt kontrollida ainult valproadiga. Ja ongi nii, et ei olegi midagi teha. Et lihtsalt tuleb loota, oodata, võib-olla epilepsia natukene vaibub ja võib-olla saab seda kunagi tulevikus. Aga migreeni puhul seda probleemi ei ole, sest migreeni ravimeid saab asendada ja muid variante pakkuda. Nii. Meeste kohta ma ütleks nii, et meeste osas see võiks olla epilepsia ravimite võtmine või see tähendab, et mehel on ka epilepsia haigus. See võib-olla mõjutab, ega minul ei ole väga suurt informatsiooni meeste kohta. Võib mõjutada fertiilsust võib-olla, aga muid selliseid aspekte siin ei ole minu teada. Tere, kui peale 35. eluaastat suureneb väärarangu tekkerisk, kas epilepsiat põdevad naised peaksid kaaluma sünnitamist enne 35. eluaastat? Aitäh! No see on selline üldine küsimus. Selles mõttes see on vastus, ma arvan, et mida varem selles mõttes, et mida hiljem sünnitada, seda rohkem riske tõenäoliselt. Ma olen sellega ilmselt nõus. Mina võin ka vastata, et loomulikult, et kõik naised võiks sünnitada enne 35. aastat. Aga kui elu on selline, et ei tule välja, siis ega me ei saa öelda, et epilepsia haige, et kui sina 36 aastat vanana, kus sa olid nii kaua. Et siis, paraku nii on, jah. Nii, suur tänu. See on, ma arvan, et see. Kui on rasestunud valproadiga, siis abort. Ei, ütleks mina. Ja see, ütleme, et need teadmised küll, need ohud on viimastel aastatel selginenud,
aga kui me seda väärandriski mõtleme, see risk on 6%, see on no tõesti suur või 10%, aga teisest küljest ikkagi 10% väärandriski tähendab ka, et 9% on terved. Teine asi, kuna meie soovitus on või minu soovitus on olnud niimoodi, et jah, kui inimene ütleb, et mina küll ei taha seda, mina tahan ainult tervet last, siis tervet last me nagunii garanteerida ei saa, on asja üks pool. Aga teine pool on need riskid, mida me siis hindame, on siis neuraaltorude efektid. Need on nähtavad ju esimese trimestri screeningul, et tavaliselt me siis tõepoolest teeme siis sellise põhjaliku esimese trimestri screeningu väärangite mõttes. Hoiatame ette ultraheli tohtreid, et nad teaks, et mida otsida ja et otsida rohkem. Ja kui me siis midagi ei leia, siis me võime loota, et äkki on selle 90% juures. Ja nemad tõepoolest me soovitame natukene rohkem siis koolapet võtta. Aga see esimene soovitus ei ole abort. See on minu nagu isiklik arvamus. Kui naine ütleb, et ei, mina tahan aborti, siis põhimõtteliselt enne 2 nädalat, siis ma ütlen, see on teie valik. Jah, nõus. Johanna-Maria Sangel küsib, et kuulsin, et levetiracetam on hetkel tarneraskused, kas minnakse üle lamotrigiinile. Ma ei ole väga informeeritud sellest, aga võib-olla tegemist on mingi konkreetse ravimfirma levetiracetami tarneraskustega, ehk siis tuleb üle minna asendusravimile, lihtsalt ütleme, geneerikule näiteks või mingile muule levetiracetami, teise firma levetiracetamile. Minu kogemuse järgi ei ole olnud sellist olukorda, et üle minna vaja, et nii suured raskused. Aga tegelikult teisele preparaadile üleminek potentsiaalselt võib ka olla mitte väga sujuv. Ma mõtlen teisele teise firma levetiracetamile, sest mõnikord teised tootjad kasutavad muid abiaineid ja see võib mõjutada absorptsiooni ja farmakokineetikat ja et selles mõttes seda tuleb lihtsalt silmas pidada, et see efekt võib olla natukene erinev, aga üle minna lihtsalt teisele ravimile sama preparaadi nimega. Minul on ka see kogemus, et tõesti patsient on kurtnud, et levetiracetam ei saa kätte, aga tegelikult Kepra, mille toimeaine on levetiracetam, on täitsa olemas. Aga no siis tuleb seletada, et midagi pole parata, kui hetkel teie nimega rohtu ei ole, siis tuleb võtta sama toimeainega siis teine rohi. Et päris nii õnneks ei ole olnud, et üldse ei ole mitte ühtegi levetiracetam. Seda ei olnud tõesti. Liis Raak ütleb, aitäh, hea ülevaade. Aitäh, Liis, et kas on ohtlik raseduse liitiumi lamotrigiini kombinatsiooni? Ei oska kommenteerida liitiumi kohta, andmeid ei ole uurinud ja ei ole kuulnud, et liitiumiga oleks mingi probleem. Ehk siis ma pigem arvan, et ei pea olema suurt ohtu või kuidas. Ei, liitiumit, kui nüüd kunagi meil oli psühhiaatridega üks ühine konverents, et siis ma liitiumi kohta lugesin tõesti, et nad liitiumit ei soovita. Et liitium jõuab oluliselt paremini siis looteni, et tema platsenta läbitamise lamotrigiinid, aga siin lamotrigiin ei ole küsimärk, et ma arvan, vahet pole, kas võtta liitiumi koos lamotrigiiniga või ilma. Aga liitiumit, kui vähegi võimalik on, siis tegelikult ei soovitata. Liitium otseselt väärandit ei põhjusta, aga ta on kirjeldatud, põhjustab neid neurokognitiivseid võimeid päris märkimisväärselt lastel. Selge, väga hea, ei teadnud seda. Kas slaidid tulevad kättesaadavaks? Ma saan aru, et seda salvestati ja siis tuleb koolituse, ütleme, selle organisaatoritel seda küsida. See on salvestunud kõik. Ja siis oli vahepeal ka siin jutt, et kui küsimused tahetakse küsida suuliselt, et siis ma saan aru, et võib küsida suuliselt ka. Ehk momendi. Kas kellelgi on veel kuulajatest küsimusi? Et kui keegi soovib küsida laivis, siis olge hea, andke endast chatis märku. Ma annan teile võimaluse siis küsida läbi mikrofoni seda.
Kas meie lektorid soovivad äkki veel midagi kiiresti meelde tuletada? Mina vaatasin, et see migreenijuhendi tutvustus tuleb lausa nädala pärast. Et siis, kui oli küsimus migreeni ja topiramaadi kohta, siis ma ise mõtlen ka huviga, et võib-olla osaleks ka sellel veebikoolitusel, mis nädala pärast tuleb migreeni kohta. Seda hakkab tegema Mark Brošinski ja suure tõenäosusega sellest samast ruumist, sest me istume koos. Kas on veel küsimusi kellelgi? Vist ei ole, aga sellisel juhul mina tänan sellisuse poolt meie tänaseid lektoreid väga vajalikul teemal rääkimast ja arutlemast. Samamoodi ma tänan meie tänaseid kuulajaid. Ma loodan, et kuulajad said väga head informatsiooni oma igapäevaseks tööks ja me ootame teid siis ikka jälle meie tulevasi koolitusi kuulama ja konverentsi külastama ja leiate siis need meie MED24 koolituskalendrist üles. Soovin teile kõigile ilusat päeva ja aitäh kohtumiseni! Aitäh!